Pärast mitmepäevast vihmasadu tuli viimaks ometi päike välja. Veelombid kuivasid kiiresti ära ja jälle sai õue mängima minna. Ühel sellisel päikeselisel nädalavahetusel otsustasime järveäärde piknikule minna. Hommikul aitasin emal võileibu valmistada, vanaisale ja isale juustu ning mulle ja emale kana ja kurgiga. Pudeliga võtsime kaasa morssi ja termosesse tegi ema kuuma pärnaõie teed. Pakkisin kogu toidukraami pikniku kohvrisse, kus oli ruumi ka suurele ruudulisele tekile ja taldrikutele tassidele. Järveäärde jõudes laotasime teki murule ja asetasime toidumoona sinna peale. Pärast einet nõustus vanaisa minuga kaasa tulema, et natuke ümbrust uurida. Pisut eemal kaldal asus väike punane majake, kus sai laenutada paate ja vesijalgrattaid. Meile anti oranžid päästevestid selga ja juhatati vesijalgrataste juurde. Vanaisa, kas sinul peab ka päästevest seljas olema? Sa oskad ju väga hästi ujuda. Oskan küll, aga võt reeglid on sellised. Vesijalgrattaga on veelgi lihtsam sõita kui tavalise jalgrattaga. Ümberkukkumise ohtu ju ei ole peaaegu üldse. Kui ma vahepeal ära väsisin, tallas vanaisa üksinda pedaale ja ikkagi liikusime edasi. Järve keskel oli pisike saar, aga seal elasid mitmesugused veelinnud ja sellepärast polnud lubatud sinna minna. Tegime tiiru ümber saarekese ja sõitsime tagasi. Ema oli õnneks veel 2 moosipalja alles jätnud, ühe mulle ja teise vanaisale. Enne kui koju hakkasime minema, koristasime enda ilusti ära, sest prahi maha jätmine on inetu. Koduteel märkasin auto aknast, et pihlakad on juba punaseks läinud. Sügis jõuab kätte.